olen Kadri Karu ja esindan MTÜ-d Eesti konverentsibürood. Meie olemegi koostöö ja partnerluse üks häid ja edukaid näiteid Eestis, kus siis ettevõtted, kohalikud omavalitsused ja riik on pannud seljad kokku selleks, et Eestit tutvustada, turundada kui konverentside ja ärisündmuste sihtkohta ja püüda Eestisse tuua rahvusvahelisi konverentse ja korporatiivüritusi. Ja ilmselt see ongi see taust, miks mind on ka siia kutsutud, et oleme püüdnud partnerlust juba aastast 2008 harrastada ja olnud selles kaunis edukad ka. Vabandust, Alver. Tere, mina olen Helen Sildna ja olen kultuurivaldkonnas tegutsenud peaaegu kogu oma elu. Festivali Tallinn Music Weeki juhtinud 17 aastat ja siinsamas Narvas festivali Station Narva siis 8 aastat. Ma usun, et põhjus, miks mind on siia kutsutud, on võib-olla see, et kultuurisündmus ja festival oma olemuses on selline koostöömootor, mis kõnetab nii avalikku sektorit, omavalitsust, ettevõtteid, aga loomulikult ka nii-öelda lõpptarbijat ehk festivali publikut ehk siis kultuuri armastavat inimest. Ja Station Narva puhul võib-olla viimastel aastatel me oleme väga ka kusjuures õiglase ülemineku toel pannud rõhku just noortele Ida-Virus. Ja kui ma siin kokku arvutasin ja nii-öelda investorpäeva kohaselt tegin ka omad arvutused, kuidas me oma festivaliga oleme nii-öelda numbriliselt siin triivinud, siis 8 aasta jooksul on meie festivalilt läbi käinud 30 000 inimest, 50% nendest on alati Narvast ja Ida-Virust ja 50 tuleb mujalt Eestist ja välisriikidest. Ja kui ma ka eelarve kokku lõin 8 aasta peale, siis oleme nii-öelda festival oma olemuses ju tegelikult oma eelarve maksab teenusepakkujatele ja 40% me teenusepakkujatest on enamasti Ida-Virust. Et 8 aasta jooksul oleme siis läbi teenusepakkujate elavdanud majandust 1 600 000 euro võrra. Nii et oleme ka omal väiksel viisil investeerinud, aga lõppkokkuvõttes meie nii-öelda mõte on see, et kuidas kvaliteetset elukeskkonda inimestele siin pakkuda läbi kultuuri ja sündmuse ja loomulikult oleme aktiivselt ka nii-öelda lõimumis ja sellise koostöö ja koostegemise mõtteviisi juures. Aitäh! Aitäh, no nii. Võiks öelda, et keerutasid välja. Aga nüüd üks uuem lõimuja, Alver, ma saan aru, et sa oled siin nagu päris uus poiss või selles kvartalis? Juba see aasta mitu korda käinud, jah. Mitmes kord on? Ühe käe näppudel jõuab veel lugeda. Aga tere, mina Alver ja toimetanud siis juba hotellis üle 20 aasta, et alustanud kunagi ka hotelli vastuvõtust ja juba mõnda aega toimetan Balti jaamas, hotell Snellis on viimased 10 aastat varsti juba olnud kättpidi sees. Et üht-teist nagu hotellindusest ja turism natuke tean ka. Ja miks me täna siin olen, arvatavasti see on see üks põhjus 100 miljonist võib-olla ka, et edendada siis turismi ja luua võimalusi siia rohkem põhjuseid, miks siia kanti rohkem nagu tulla, et täna arendame Linda tänaval Linda hotelli, mis tuleb siis Narva selline esindushotell, mis täna on täitsa puudu, et piinlikult küll, et täna Eesti suuruselt 3. linnas ongi kokku 130 hotellituba, mis on häbiväärselt vähe ja puudub ka selline ka kõrgema taseme vastuvõtmiseks ja teenindamiseks koht, kus inimesi võõrustada ja külastada, nii et kell on õhtu mahti tulla vaba lavale objektile, siis teen seal väikse kiire ülevaatega sellest projektist. Ja jah, et oleme loomas siis sükest esindushotelli. Suurepärane, Alver kohe näitas, kuidas matchmaking käib, et te kõik saite kutse. Nii et keerutage tema nööpi kohvipausi ajal. Okei, aga nüüd siis lähme edasi jälle Veiko, et sealtpoolt otsast. Ja tervist! Mina Veiko Hintsam, mina olen Tallinnast, olen Põhjala tehase, kummitehase arendaja, arendustiimist. Et mitte siis segi ajada Põhjala õlletehase, aga kunagine kummitehas Põhjala. Paljud inimesed, ma usun, on need kummikud kandnud.
ja mäletavad neid. Ja miks ma siin olen? Ma arvan, ma olen siin väga selgel põhjusel, et kui ma vaatan seda Narva-Jõesuud nagu ühte kvartalit, mis ta mõnes mõttes nagu on, või võib-olla ka Ida-Virumaad on võimalik vaadata kui ühte kvartalit, siis täpselt seda on kutsutud, või ma olen ise välja mõelnud, keegi pole meid kutsunud, et teeme Põhjala siis kummitehase kvartaliga, ehk et me ise oleme endale sõnastanud selle missiooni, et siin on üks endine tööstuskvartal, mis oli maha jäetud, seal ei olnud mitte kedagi. Meie ülesanne on see maa ja see territoorium inimestele tagasi anda ja luua seal keskkond, kuhu inimesed tahaksid tulla, tahaksid seal aega veeta ja läheksid sealt tagasi emotsioonidega, sest mulle tundub, et need viimased aastad on näidanud, et tegelikult inimesed väga palju võib-olla ei investeeri enam, ma ei tea, uude korterisse või uude autosse. Inimesed selgelt investeerivad tänapäeval emotsiooni. On see reisimine, see on see peatumine või mingi, mis iganes laadi emotsioon, mis selle ümber kõik käib. Ja ma arvan, see on täpselt see sama koht siin praegu toimumas ja ma tean väga hästi, mis tähendab seda, et olla alguses mõelda, et kas mul on enne vaja kohvikut ja siis inimesi või on enne vaja inimesi ja siis on vaja kohvikut. Ja kogu aeg on selline kana-muna ja kasvame ja täna me oleme jõudnud olukorda, kus meil on umbes 150 üürnikku selle territooriumi peal ja täna juba, ütleme see muna-kana ratas kogu aeg veereb, oleme jälle jõudnud uuesti olukorda, kus siis me nimetame neid omavahel majalisteks või kogukonnaks ja ka kogukonnaks, et nõuavad programmi ehk et toodagu inimesi juurde. Ehk me tegelikult oleme samas kohas, mida me siin täna arutame, mõtleme, kuidas neid inimesi sinna uuesti juurde tuua. Kuigi meil on toimunud Nargen festival, meil on toimunud Simple Session ja nii edasi, palju kontserte, ka Pärdi avakontsert oli meie juures sellel aastal. Et ja teine põhjus või kolmas põhjus, miks ma siin olen, on see, et ma nägin, et Kadri slaidil oli näidisteks kultuurikvartali osas apardetehas ja telliskivi, Põhjala sealt puudus. Ja siin on nagu, kuigi me oleme meil isegi osanikud on samad, aga ja me oleme väga hea, me teeme koos palju asju ja jagame informatsiooni. Ja siinkohal ma esitan kohe ka siis kutse, mitte väljakutse, aga küllakutse Vladimirile tulemaks Põhjala tehasesse vaatama, kuidas asjad päriselt käivad ja kuidas samamoodi kokku lükatud telliskivi hunnikust oleme loonud mingi keskkonna, kus siis täna vähemalt 150 majalist või ütleme bürood, loomeinstitutsiooni on siis endale koha leidnud. Nii et see on see minu tänane missioon. Kõlab veenvalt ja lisan, et see märksõna emotsioon tuleb ka minu jutus veel välja, nii et selles mõttes oled õigetel jälgedel ja toetan ka küllakutset Vladimirile, kuna ise ka Põhja-Tallinna elanik, nii et tuled ka minu kodu ukse tagant läbi, kui lähed sinna Põhjalasse. Aga nüüd saad ise edasi endast rääkida paar lauset. Ja, tere, mina olen Vladimir Orova, Narva Region Gümnaasiumi haldusspetsialist, tudeng ja Suur-Lootsi kvartali projektijuht. Olen noor inimene, kes ei karda väljakutseid, sellepärast ma jäin Ida-Virumaal. Tulen tagasi, et areneda ja panustada Ida-Viru ellu, et siia tulid tagasi noored, et Ida-Virumaa on väga äge ja armastan oma kodumaad, ütleme nii. Miks ma olen siin, siis sellepärast, et olen projektijuht, kes võtab osa selles ägedas projektis, mis muutub Narva-Jõesuu piirkonna, üldse Ida-Viru piirkonna ja vaatame, mis saab edasi. Absoluutselt. Nojah, sinu kohal oli see küsimus natuke kohatu, et miks sa siin oled, kuna sa oled juba meiega ennem siia jõudmistki olnud, nii et see on nagu loomulik jätk sellele. No nii, Henri, mis sul on enda kaitseks kosta, et kui oled siia sattunud ja mõni lause ka enda kohta siis taustaks? Ja tervist, mina Henri Loodma ja tõesti olen N58 grupi partner, Tartus toimetame mitmete hotellidega ja eelkõige mina siis ka mitmete restoranidega ja ma arvan, et see põhjus ja lisaks ka Eesti Hotellide Restoraniliidu juhatuse liige sellest aastast, et ma arvan, et see põhjus on võib-olla selles, et need väljakutsed, mida Ida-Virumaal ei ole nagu nii erinevad ka Tartust, eks ole, et ütleme uue põlvkonna ettevõtjana, kuidas toidu- ja joogikultuuri arendada, mis see tähendab, mis see on laiemalt, kas see on lihtsalt söömine, kas see on väljas käimine, kas see on sotsialiseerumine, et ma arvan, et toidu- ja joogikultuur on väga suur osa ühiskonnast, mida me ei tohi alahinnata selleks, et me
saaksime rääkida väga terviklikust elukeskkonnast ja ka siis ütleme turismikeskkonnast, et ma arvan, et see on see põhjus, miks ma siin täna olen. Selge, kõlas veenvalt. Nii, nüüd on meil tegelikult midagi ka rahvaga jagada, et saate teiega oma küsimusi esitada. Kohe täpsustan, et need küsimused ei lähe otse neile, et meil telepaatia veel ei tööta, proovisime, aga ei hakanud tööle. Ühesõnaga, need tulevad tegelikult Hanna kaudu minu mobiili, need teie poolt esitatavad küsimused ja mina siis võtan sellise ülesande siit kõige nutikamad asjad kokku kombineerida. Et kui on nagu mitu küsimust samal teemal, siis ma järelikult sellega kuidagi niimoodi sõnastena adresseerin, nii et andke tuld ja mina olen siis siin vahendajaks. Nii et ma ei tegele oma sotsiaalmeediaga, vaid saan Slido küsimusi siia mobiili. Aga nüüd asja juurde minnes, natuke tulles selle Kadri eilse telefonikõne juurde tagasi ja täna hommikuse esimese meie roadshow või roadtripi pausi juurde, Aseri Olereks oli vist see, et seal vaatasin ja mõtlesin, et natuke nagu Ida-Viru inimesed kuidagi natuke häbenevad seda enda mingit erilist staatust või et te ikkagi natuke nagu tunnetate, et vist muu Eesti vaatab teie peale ikkagi natuke kui sellise probleemse lapse peale, et ta on küll huvitav, aga temaga on jamaga kogu aeg, on ju. Ja mina samas tahaks nagu rõhutada, aga see ongi see teie normaalsus, te oletegi siin serva peal täiesti nagu eri tingimustest, te ei saagi olla nagu ülejäänud Eesti mõttes normaalsed. Et unustage nagu see trauma ära, et seda traumat ei ole olemas, see on teie normaalsus, ollagi natuke teistmoodi kogu aeg. Ja ma nüüd sõnastan nagu selle mõtte täna hommikuse sellise tõdemusega, ma siin paari inimesega seal bensujaamas suheldes tegin sellist väikest nalja enda arust, et kui muidu on meil see jõulukalendri teema praegu, et 24 akent ja nii edasi, et ma pakun, et Ida-Virumaal võiks olla oma jõulukalender, kus on 118 akent. Kes arvab ära, miks? Mendeljeevi tabel. Teie jõulukalender võiks tegelikult hakata juba kuskil seal suveaega niimoodi peale ja iga kuu saate või iga päev saate avada siis sellise järgmised, et mangaani ponegi ammu saanud, vaatame siis, et mis aknast see tuleb. Et lihtsalt vihje nagu sellele, et teil on mingi pärand on nii või teisiti nagu taga, ega sellest ei saa üle ega ümber, et sellega lihtsalt tuleb nagu edasi mängida, kuidagi vinti veel natuke teadlikult üle keerata ja kuhu ma selle jutuga nagu rihin. Teil kõigil on oma nagu sellised edulood piisavalt juba nagu olemas, kes on rohkem, kes on vähem tegelikult seda edutunnet nagu saanud, et mis nüüd teie sellises eduloos, senises kogemuses on nagu sellist piisavalt, kasutame siis mitte eestikeelsed sõnad crazy, heas mõttes hull, sellist, mida tegelikult te tahaksite, kui te saaksite, teile antakse võimalus Ida-Virumaal nagu rakendada. Et tuua see kunagine hull kogemus tegelikult siia, et ma teen siin uuesti selle asja ära, kuna ma juba tean, kuidas see käib, mul on see tunnetus nagu käes ja see on see õige koht, kus tegelikult hullu panna. Kadri nüüd kõige malbem muidugi näeb välja, et tal äkki raskusi praegu sellega, aga ma jätkuvalt vaatan sinu otsa, et äkki sa teed otsa lahti või kui sa ütled, et sa ei taha, siis ma vaatan sinna teise otsa. Sest Helen on valmis ilmselt 3 sekundi pealt niimoodi tulistama. Ma arvan, et mis on kõige crazy'm on esmalt juba seesama kontseptsioon, et kuidas me saame Eestisse tuua rohkem just neid kõige enam maksvamaid külastajaid, kõige suurema lisandväärtusega delegaate ja turiste. Ja 2008, kui me alustasime, meil ei olnud mitte midagi, et kui me vaatame Tallinna poole, ei olnud kultuurikatelt, ei olnud paljusid hotelle, ei olnud, me rääkisime messidel klientidega kohtudes, küsiti meilt, kas teil on jääkarud tänavatel või kus te olete või kes te olete. Et see, et võtta ikkagi nagu ettevõtjate poolt see initsiatiiv ja panna avaliku sektoriga seljad kokku sellise nii-öelda omaks püüdmatu agendaga, et toome kõigepealt külastajad ühiste jõududega Eestisse ja hakkame siis kaklema, kes selle äri endale lõpuks saab. Ma arvan, et see on nagu võib-olla üks selline soovitus, mida ma meie kogemusest julgeksin anda, mis annab selle partnerluse läbi tegelikult kõigile lisandväärtust, et kui tulevad suured sündmused, tulevad konverentsid, ka turistide grupid, tegelikult kogu sihtkoht võidab sellest. Ja me ikkagi võistleme riigina kogu maailmaga, Eestis piirkondade vahel
Ida-Viru võistleb, noh, Pärnu siin käis juba jutust läbi, aga ka teiste piirkondadega ja selleks on vaja ainult seda, et kõigepealt saada nad siia ja siis vaadata, et kes selle äri endale saab, et see on võib-olla minu poolt üks mõte. Selge. No nii, Helen on juba hakkamas seal. Mul on üks unistus küll, oli au ja rõõm mitmetega teist siin saalis ka, vaatan Piia ja Jaanus ja Julia ja igasuguseid toredaid inimesi, olla üks sellest grupist, kes aastal 2018 koos Narva linnaga algatas ja kogu Ida-Virumaa ja tegelikult ka Virumaa omavalitsustega selle, et Narva võiks olla Euroopa kultuuripealinn, siis tol korral sai selleks Tartu ja ma usun, et Tartu vääris seda väga ja kõik oli õige, aga see tegelikult tõi sellise tohutu koostöö ja elavnemise siia piirkonda ka ja võimas oli just see, et Narva oli küll see vedaja linn, aga Ida-Virumaa oli ühendatud sellesse ja tegelikult kogu Rakvereni välja, eks ole, Virumaa. Ma usun, et järgmisel korral on kord võiks olla Narva käes ja märksõnad, mis mind tõsiselt inspireerisid ja Jaanus Mikku tervitan, ma ei unusta kunagi hetke, kui ma olen esimest korda Kreenholmi seal suures sisehoovis ja mõtlesin selle peale, mis võiks küll siin kunagi olla üks kontseptidest, muuseas kultuuripealinna suures kontseptiraamatus oli see ka, et Kreenholmi kunstibiennaal näiteks. Noh, selline, nagu me teame, Veneetsia kultuurikunstibiennaal, eks ole, selline suur rahvusvaheline ambitsioonikas. Mulle väga meeldis, et endiselt on Ida-Viru presentatsiooni number 1 slaid, see piir ja see on tõesti ikooniline ja see narratiiv on nii võimas ja see lugu, mida meil on rääkida Euroopale ja maailmale Ida-Virust ja Narvast, on nii võimas, et ma usun, et see selline iidne juur selles narratiivis aitab meid kõiki kaasa ja nii on, et sündmused, kultuur ja toit on põhjused, mis panevad tegelikult inimesed liikuma. Kunagi COVID-i ajal sai korratud sellist statistikat, kui kõik turismisektor oli lukus, siis saime sellise hea infokillu külge, et 40% maailma turismist on motiveeritud kultuuri poolt. Et see on põhjus, miks inimesed liiguvad ja see on põhjus, miks ma usun, et selline ühine initsiatiiv, kas kultuuri ja spordi läbi, et sellest võivad paljud võita, ka turismisektor. Vastab tõele. Jah, Alver, mis oskad sina oma hotelli nii-öelda taustast sellist hullu ülekantavat lindasse esile tuua? Ega see on läbi käinud ka siin, et tegelikult kui ei ole vaata kohta, kuhu tulla, siis keegi ei hakka sinna ehitama, ega ennem keegi ei tule, kui pole kohta, kuhu tulla, et ongi niisugune munakana teema, et aga üldiselt ettevõtjad siis võtavad selle riski ja loovad selle võimaluse, et oleks kohta, kuhu tulla ja külalisi tuua. Nii et selles mõttes ma arvan, Eesti väiksus ja nii edasi, et me saame siin mõnusalt kõik koostööd teha, et Kadri kõik grupid, kes tulevad, neid jätkub igale poole, et ja koostöö jah, et see mis võiks crazy olla, et ma ei tea, et inimestel, et mingi hetk tekiks, täna võib-olla kõik, kes mõtlevad, et tahaks suvel kuskile minna, see esimene asi on kohe vilgatab peas on Pärnu, on ja et mingi hetk võiks olla see esimene valik hoopis Ida-Viru, et kus on palju tegemisi ja kohti ja palju näha, et lisaks väiksele, et see ei ole nagu üks linn, et see on ikkagi üks suur piirkond, kus jätkub tegevust väga mitmeteks päevadeks. Nii et kui siin keegi midagi ei tee, siis keegi ei tule ka. Selge. Siin natuke seon 3 sellist kommentaari ära, et tegelikult koos just tuuagi teadlikult inimesed siia piiri peale. Et see on nagu see, mida ma oskan praegu 3 esimese pealt kokku viia. Aga nüüd lähme siis sinna teise otsa jälle Heleni külje alla, et Veiko, mis sinu jaoks on see hull asi, mida sa oled kogenud ja tahaks tegelikult siin ka uuesti kogeda? No tegelikult, mis me juba täna kuulnud oleme, päris mitu asja on päris hullud juba. Näiteks see filmistuudio näiteks ja nii edasi, et ma arvan, et see on juba piisavalt hull. Aga ma võtaks tegelikult lendaks madalamat ja mõtleks nagu reaalselt hullu asja või
nagu reaalselt hullu asja. reaalselt hullu asja. Et teades nagu oma praktikast, et sul on vaja inimesi tegelikult, et midagi teha, sul on vaja külastajaid ja ma ise olen nagu väga selline rutiini vastu ja võib-olla ma üldse nagu ei pelgaks näiteks minna näiteks Äripäeva Pärnu konverentside korraldajate juurde ja öelda, et teeme need 2 või 3 aastat teeme Pärnu konverentsid Narvas. Et miks mitte, mis nad seal nagu Pärnus on kõik käinud juba ja kõik ööklubid on teada. Et miks siin ei võiks teha seda? Täiesti normaalne. Kadri, kirjutasid üles? Ja Kui sul minu niikuinii on sinna minu Pärnu meelest- minemine, täiesti tehtav hull asi. Ja siis samuti ma võib-olla mõtleks jällegi inimeste peale, et miks need AC/DC-d, Timberlake'id peaksid kõik seal Tallinnas käima ja Metallica Tartus. Et no selles mõttes vaadake, kui palju siin ruumi on. Siin on palju ruumi. Aga me võime natuke madalamalt lennata, aga põhimõtteliselt miks ei võiks nagu mõne kontserdi siia tuua nagu päris kontserdi ja sellest fondist, nendest triljonitest, mis siia tulevad, paar milli nagu ma ei tea, Tallinnale või kellelegi kompensatsiooni maksta, et me teeme selle kontserdi siin. Et väga okei. Ja üleüldse näiteks ma ei saa aru sellest ka konverentsi korraldajad, et miks näiteks Nordic Business Forum on 8000 või 10 000 külastajat ja meil ei ole Eestis sellist konverentsi. Et ma arvan, et Eestis üldse oleks sellist konverentsi vaja ja Narva veel eriti. Ja noh, selles mõttes, kui meil on üks, ma ei tea, Jääkaru tänaval, siis seal on mitu neid, eks, et miks nad siia ei tule siis. Ma mõtlen konverentsi. jah. Mis mõttes ruumi? Eesti on suurem kui Helsingi. No nii, Vladimir, sina oled nüüd siis see, kes oled kogu selle hulluse keskel siin heas mõttes, et sul midagi uut veel ise hullu välja mõelda, kas on juba piisavalt see, millega igapäevaselt tegeled selline, kuidas Veiko ütleski, reaalselt hull? Või tahad veel midagi siia vinti peale keerata või sellest piisab, mis juba on? No üldse piisab, aga ma olen nõus, et näiteks miks kõik suured artistid tulevad ainult Tallinnasse või Tartusse. Ütleme nii, et siin oleks ka hea seda nagu proovida. Et paneme AC/DC sinna Narva-Jõesuu sinna jõe äärde ja siis nad saavad Venemaa suunas mängida. Muidugi. Või paneme neid Tõmmata Piiterini välja niimoodi, et kõik kuulevad. Väga hea. No nii, nüüd on siis Henri jäänud veel sellise mõtlikuna siin istuma, et jah, ega ma tegelikult olen nõus selle sama, mis Veiko suust kõlas, et see pigem nagu ongi kõiges muus samasugune narratiiv, et kas me oleme, mida me tahame saavutada või me tahamegi olla väike Tallinn, eks ole. Et kas me võtame vastu selle, mis jääb sealt üle või oleme nendes mallides, nagu on seal tehtud ja proovime siis seda kuidagi siia ülekandega. Tartus on see sama küsimus on, et kui rääkida, et seal ei peagi midagi nii välja tooma, mis on crazy't, aga see sama üleüldine lähenemine, et kas sa tahad luua midagi sellepärast, et see on oluline või sellepärast, et nii on tehtud või see on midagi on õnnestunud, eks ole. Et kui me räägime täpselt, ma ei tea, toitlustusasutustest, eks ole, et kas sa vaatad selle järgi, mis on Tallinnas läinud õnneks või sa hakkad vaatama enda ideoloogiat, mida sa tahad sellega öelda, kas sa suudad noori inimesi sellesse kaasata, et siis luua mingit järgmist lisandväärtust, eks ole. Et ma arvan, et see on ka nagu nii Tartu kui Ida-Viru puhul täpselt sama oluline. Et kui me räägime ka, Helen ütles siin, et 40% inimestest drive seda, et valima, et on kultuur, eks ole, aga kui me saame inimese siia, siis ta sööb siin 3 korda päevast, ta sööb hommikust, lõunat, õhtust, ehk et ära läheb ta siit selle muljega, kuidas sellel hetkel inimesed temasse suhtusid, kuidas talle asju serveeriti, mida talle soovitati, millist tunde temast tekitati siis, kui ta seal lauas oli. Et ma arvan, me ei tohi seda ära unustada ja selles mõttes jäädagi, et see crazy idee minu arvates peaks olema see, et kuidas see iga kord, see on see hetk, kui saame inimesele lähedale. Ehk et me peaksime olema piisavalt crazy'd või piisavalt hullud või julged, et neile siis lähenema, näitama, kes me oleme, mida me räägime, mida me mõtleme, mis on meie kultuur. Helenil on kohe vastus. Ma tahaks lihtsalt peegeldada korra seda, et kuna tegelikult olengi terve elu olnud kontserdikorraldaja ja vaata see AC/DC on hea sümbol, nii-öelda on ju, või siis see suur lauluväljaku kontsert, see artist, kes on A-klassi artist, tuleb sinna kohta, kus on A-klassi teenused. Et see, mida sa ütled, on nagu selle peegeldus ja tegelikult nii ongi, et
ega ruutmeetritest ei ole kuskil maailmas puudu, see ei ole nagu küsimus, eks ole. Küsimus on sellest, kas sul on kvaliteetsed teenusepakkujad, nii heli, valgus, lava, kas sul on see facility, mis on välja arendatud, kas sul on needsamad toitlustajad, kas sa saad öösel pitsat tellida ja kas kõik on enam-vähem nagu tunni aja kaugusel, mida sa vajad, kui sa oled A-klassi artist, on ju. Et need kõik on riskid, mida tuleb maandada, et kui sa sellised A-klassi mastaabis produktsiooni haldad, siis need on kõik riskid, millega sa tegeled, et see nagu service tase peab olema maailma tase, eks ole. Ja see ongi see koht, kus me tegelikult, kus sa ütled, teeme midagi realistlikult erakordset, see teenuse taseme üles nagu tõmbamine ja teate, kui õnnelik ma olen, et Go Group tuleb lõpuks Linda hotelli tegema ka, et see teenused on ülitublid, aga see eluterve konkurents, mis tegelikult seda teenuse kvaliteeti üles ka nii-öelda push ib, on ülioluline. See ongi, et kui sa tood rahvusvahelise külastaja Narva festivalile, siis ta küsib kohe, aga kuhu ma õhtul kell 10 sööma lähen ja kust ma take away tellin ja kus kõige parem brunch on ja ühesõnaga see seesama kana ja muna jutt, aga see peabki käsikäes töötama, et seepärast need sektorid peavad nii tihedat koostööd tegema. Kadril on ka vastu Kaja, kõrvalkaja. Ma lihtsalt lõpetan lause ja ütlen, et aga ma loodan, sa rääkisid kvaliteedist ja ma olen sellega väga nõus, et teenus peab olema kvaliteetne. Seesama filmilinnak, 2000 ruutmeetrit, ma küll loodan, et seal tulevad sisekontserdid. Seal on juba algus ja tehnika, kõik on olemas. Miks seal, ma loodan, et seal on sisekontserdid juba. Ei, mina ei saa midagi teha. Teil on miljoneid siin. Kas teed teadis, et selline jutt tuleb siin, et läks selle pärast ära või on ta kuskil peidus? Kõik tuleb. Nägid, tehtud, aitäh. Väga hea. Nii, Kadriga ajab vastu. Lihtsalt täienduseks Heleni sõnadele, et väga-väga toetan seda sinu mõtet, et kõikvõimalikele korraldajatele, on nad kultuuri, spordi, ärisündmuste organiseerijad. Sihtkoht, millega on lihtne töötada, on see, mis neile meeldib ja kui nad sellist sihtkohta kogevad, siis nad räägivad ka üksteisele ja see on kõige tugevam soovitus, mida üldse võib anda ja kõige parem turundus, et nii-öelda suust suhu see edasi kandub ja öeldakse, et seal Eestis, seal Ida-Virumaal on nagu üks punt tegijaid, kellega on väga äge koos asju teha ja minge. Ja samas see kandub ka samasse kliendi teekonda, et jällegi see on võib-olla lihtne asi ja hästi ära leierdatud sõna, aga tegelikult terviklikult nii korraldaja, sündmuskorraldaja vaatevinklist kui siis ka tema külastaja vaatevinklist ja see, et ka siis teenusepakkujad ka vastastikku tõesti üksteist soovitaksid, kas või Alexela kontserdimaja näide Tallinnast. Neil on kodulehel ilusasti välja toodud kõige lähemad hotellid, mis siis kasutades Alexelat kas kontserdiks või muuks sündmuseks, kuhu oma külastajaid majutada ja kliendile selle info kättesaamine on tehtud lihtsaks. Business Pärnu launchiti paar nädalat tagasi, jällegi sihtkoht on teinud sündmuskorraldajale kogu sihtkoha info hästi kättesaadavaks, loogiliseks ja see on ka üks ja ühine sõnum, mida siis on võimalikult kogu sihtkoha tiimil nii-öelda jagada, et meil on kokku lepitud, mis on see lugu, mida me räägime ja seda me siis ka ühtselt jagame. Vastab tõele, selline asi launchiti jah, meil kolledži lobis jookseb ka suure ekraani peal, ma näen juba öösel unes seda videot, et see seal luubib kogu aeg. Okei, aga nüüd... Oota, ma korra täiendan ka. No täienda ka. Hea näitega. Saad hinge pealt maha. Näiteks Visit Tallinn teeb iga nädal niisugust ägeda slideshow just, mida kasutada hotellides, et esmaspäeval saadavad niisuguse sellel nädal toimuvad üritused, mida siis saab mõnusalt külalistele avalikes ruumides nagu kuvada ja näidata, et juhtumisi, kui nad seal lobis kokteili teevad või midagi avastavad, et täna õhtu on mingi äge üritus, siis saavad kohe kiirelt reageerida, et on niisugust käigu pealt asja ka, et minu arust niisugune äge mõte. Jah, sest inimene tihtipeale ju tegelikult ei tea, mida tal vaja on, talle tuleb nagu neid vihjid anda. Helen on hoo sisse saanud. Pahatihti otsustatakse ikka käigu pealt ka, muidugi suuremad üritused tulevad põhjusega tullakse, aga ka käigu pealt ikkagi, et mõni pärast lõuna jääb vabaks, et mida sellega peale hakata, et siis tahaks, et keegi nagu pakuks kogu aeg. Meil sünnib uus toode Aftekas Heleniga. Muidugi vabalt, aga ma tahtsin positiivse poole pealt tegelikult öelda nüüd seda, et kui me oma
külastajate tagasisidet kuulame, kes siis lõpuks tulevad Station Narvale. Teate, nad saavad ausalt öeldes selliseid elumuutvaid muljeid ja kogemusi, mida ma pean tunnistama, et näiteks Tallinn Music Festivali puhul me ei kuulegi, sest küll me Tallinnas ka kõik on super, aga ta on hästi ikkagi ülejäänud Euroopa sarnane ka samas. Ja ma arvan, et see tugevus on ka see, et see klient, Euroopa külaline on üsna nii-öelda, kuidas ma ütlen, nagu kõike näinud, kõike teinud ja igal pool kvaliteetsetel festivalidel käinud ja nii edasi, et see unikaalsuse peale väga teadlikult mängimine ja selle loo rääkimine ja nende selliste pooleldi harivate kogemuste andmine, et sa saad tegelikult teada, mis on selle koha roll Euroopa ajaloos ja nii edasi. Inimesed ütlevad, et need stereotüübid on nii tugevad, kui nad tulevad siia piirkonda ja see positiivne üllatus on nii erakordne, et siit me saame muljeid, kus need on sõna otseses mõttes elumuutvad kogemused, et me peame kuidagi oskama seda unikaalsust paremini välja tuua, et mitte võib-olla, see kvaliteet peab seal olema igal juhul, see on see hügieenitase, aga kuidas just seda nagu unikaalsust väga hästi välja tuua, et see eepilised vaated ja kusjuures teate, ma ütlen, Ida-Virus on minu arust Eesti parimad fotograafid ja see kõik on nii visuaalne, et see selline, et siin on filmilinnak ja see kuidagi visuaalne pool on nii tugev siin piirkonnas, et seda pildikeelt on nii vaja veel rohkem saada välja. Helen, sa pead seda korra veel ütlema valjemini, sest fotograaf vist ei kuulnud. Ta oli mobiilis sel ajal. Okei. Mul on kahtlane tunne, et Helen on minu skripti kuskil näinud juba, sest viid nagu juttu sinna suunda, kus ma tegelikult tahtsingi seda viia. Et nüüd ongi nagu küsimus nagu selles, et see eripära on see, millest mööda ei pääse, nii et tulebki nii või teisiti selle peale nagu mängida ja seda nagu rõhutada. Küsimus nagu ongi, sa hakkasid rääkima just, et kes võiks see eeldatav klient siis turistina, mis iganes siis turismida taga ajab ja peale selle veel teeb, et kust ta võiks tulla ja kes ta võiks olla. Tegeline geograafiline positsioneering ja siis tegelikult selline natuke nagu sotsiaalsem persona ehitamine, et kes võiks olla see ideaal nii-öelda, et kust ja kes, keda siia nagu ajada, sest sihtkohal on mingid oma plaanid ju niimoodi nagu olemas, aga ega siis see ka ei ole ju kuskile kivitahvlisse raiutud, et siit võib tulla praegu mingi selline sähvatus, mille peale ise ei ole tulnud. Hakkame jälle siit poolt otsast siis peale, Kadri, mis sa arvad, et geograafilises mõttes kust ja siis sellise personana, kes võiks olla see, kes eelkõige on see, keda praegu nagu taga ajada Ida-Viru turismi vaates? Sündmuskorraldus juba läbi käis, eks ju, et kõik võimalikud nii Eestis kui ka Balti-Põhjamaades roteeruvad konverentsid on need, keda meie näeme, et me tahaksime rohkem kaugemale suunata ka kui Tallinn ja Tartu ja Pärnu. Nad käivad siin oma regulaarset kodukorda ja kui ka Ida-Virumaa piirkonnal on rohkem infrastruktuuri pakkuda, avab see võimalusi meelitada siia sündmusi, kes võib-olla seni ei ole mahtunud. Siit slaididelt käis läbi erinevaid uusi arenguid, aga Ida-Virumaal on ka palju olemasolevat juba. Erinevad tööstused, erinevad haridusasutused, erinevad kultuurikorraldajad, kes ka teevad rahvusvahelist koostööd ja kellel on ehk potentsiaal tuua ja kutsuda siia oma valdkonna kolleege. Et otsida üles neid inimesi ja värvata nad parimal viisil nii-öelda ambassadorideks, et meelitada siia konverentsi. Et tänagi sattusin küll liinibussiga tulles, kahjuks ei olnud võimalik sellel hommikusel tuuril osaleda, aga kõrvuti Saksa noormehega, kes tuli siia Web3 konverentsile ja rääkis suure kirega, kui äge sündmus see on ja milliseid elamusi ja networking ut see pakub. Et ka selliseid leida võib-olla neid inimesi, kes ka võiksid siin piirkonnas selliseid flagship konverentsi ellu kutsuda, nii nagu siin just Helsingi näidegi läbi käis. Et võib-olla sellised mõtted, et kasvatada seda siinset klientuuri ja võib-olla jõuda nende sihtgruppidena, kes praegu veel mööda lähevad Ida-Viru piirkonnast. Et kui olla ise piisavalt uus, siis on ka põhjus või võimalus täiesti uusi kliente kõnetada. Absoluutselt. Rutiini nagu ei ole. Sündmuskorraldajad, kes käivad erinevates paikades oma üritustega, nad otsivad kogu aeg midagi uut, midagi põnevat,
öeldakse, et emotions are the new merchandise, selleks, et oma tiimiliikmeid hoida oma tiimides, pakkuda neile pigem iga kord mitte rahalist motivatsiooni, vaid hoopiski erilisi elamusi, mille poolest ju Ida-Virumaa on äärmiselt rikas. Tegime ka Eesti konverentsibürooga mõned aastad tagasi vahetult enne Covidit kampaania Go Wild, Choose Estonia ja võitsime sellega globaalse turundusauhinna. Selle eelarve ei olnud need miljonid, mida teil kasutada on, vaid ainult 10 000 eurot, aga lihtsalt see idee, et müüme neid erilisi asju, mis meil on ja sellega we are nii-öelda punching above our league, et korralda konverents vanas tehasehoones või tule ja maitse Eesti orgaanilist õunamahla ja kümneid selliseid näiteid, et ei pea olema alati ka suur eelarve, vaid ka hea idee, mida suur eelarve saab ainult toetada. Okei. Kas on Veikol midagi sellel teemal kaasa öelda, et kust ja kes võiks olla see, keda taga ajada ja loodetavasti midagi uut? ja mul on alati midagi öelda, aga selles mõttes ma olen väga sinuga nõus, selles mõttes, et ma arvan, see on see, kust nagu alustada või see on see, mida nagu teed jätkata. Et ega need parimad nagu sõnumisaatjad ja toojad ja viijad ongi ikka need samad inimesed. Kui me need siia saame, siis nad lähevad tagasi, tulevad uuesti, tulevad sõpradega koos ja tulevad tagasi. Et ega niimoodi see tsükkel käima läheb. Ja teiselt poolt me juba hommikul nägime, nagu Teet Kusmik rääkis, kogu see ettevõtluse poole, eks ju. Ettevõtted tulevad inimesed, mingisugused tarnijad tulevad, hankijad, nende külalised, nende partnerid tulevad. Et ma arvan, et ega see ongi nagu see, aga sul on vaja ikkagi, tõesti, sul on vaja mingeid selliseid nagu ankurüritusi või ankurkohti, kuhu sa saad neid inimesed, mille ümber tekib. Natuke nimetatakse seda ka vahetavahel sellist nagu IKEA efektiks, et kui hinnakus tuleb IKEA pood, siis on alati IKEA ümber on väga palju teisi poode. Ehk on vaja sellist nagu mingi ankurasja, ükskõik mis ta siis on. Ja selle ümber tulevad juba automaatselt teised sätivad siin nagu väiksed putukad su külge ja käivad sinuga kaasas. Et ega siin nagu muud trikki ei ole. Ja võib-olla eelmise punkti juurde üldse nagu natuke rääkida, et kui ma ennem rääkisin, et see Põhjala mõnes mõttes on selline hästi väike mudel, ka mingisugust nagu keskkonnast või mingist keskkonnast või kvartalist või rajoonist, mis me ehitame, et siis me teadlikult korraldame näiteks iga kuu oma siis, nii palju alati ei tule, 20-80 reegel alati kehtib ükskõik kus, aga korraldame üürilistele omavahel kohtumisi. Ehk et me alati, kui tuleb meil uus inimene, alati tutvustame teda teistele. Ehk et kui me nüüd võtame sellega kas või selle Virumaa näitel või siis Narva või mis iganes näitel, võtame Virumaa näitel, et siis tegelikult nagu omavahel läbikäimise nii-öelda teema, eks, et kuidas need inimesed omavahel läbi käivad, kuidas nad informatsiooni jagavad, see on üks asi. Teine on see, et me hästi palju kureerime ka seda, kes meil tuleb ja kuidas ja mis need inimesed seal kohapeal teevad. Ehk et me ei lase, kuidas ma ütlen, sündmusi, mis meie arvates on, ma ei tea, läbu või tekitavad hoopis mingi äratõuka nagu hetke. Ehk et me kureerime seda, me oleme öelnud ei väga paljudele sündmustele ja me oleme ei öelnud ka büroodele, kes meil ei sobi, sest me tahame, et need, kes sinna tulevad, piltlikult öeldes on see, et kui tuleb uus inimene, näiteks kas Ida-Virumaa, okei, ja mida sa siia kaasa tood, millised kontakte sa kaasa tood, millega sa saad panustada meisse, sellesse kogu piirkonda, kas sa näed, et kas sinust on kasu siin? Ma ei ole selle peale mõelnud, okei, mine tagasi mõtle, siis me tule uuesti ja siis me vaatame, kas me anname sulle selle maatükki või mitte. Ehk et me nagu kureerime, et see on nagu ka selline nagu tõuge, et sa tuled juba selle teadmisega, sa tuled osaks kogukonnast ja sa tahad siia nagu uute ideedega panustada ja see kuidagi elimineerib ka selle mõtte, et ma tõmban see nurka ära, et kõik, mis siin toimub, ei ole minu asi, et ma nagu ajan oma asja. Ehk et selles mõttes selline nagu kogukonna loomine ka natuke suurema katuse all, kui lihtsalt üks maja või kvartal, vaid ka võib-olla isegi maakond, et ma arvan, see on nagu täitsa okei, et ma ei tea, mingid sellised mõtted. Aga kui ma nüüd vaatan Alveri ja Henri otsa, et te olete natuke sellised nii-öelda nagu uued poisid siin, et kuivõrd te tunnete, et olete juba selles infovoos sees, mida tegelikult siin ju Kadri ja tema nais- ja meeskond tegelikult minu arvates Eesti keskmisega võrreldes ikka väga aktiivselt edukalt nagu üles kütab, et olete te juba sinna sisse tõmmatud? Jah, ma arvan küll, et või ütleme, et meie peamegi olema, eks ole, et me peame sellest teadma ja see on normaalne. Aga ma arvan, et
et nagu selles mõttes, mis siin enne räägiti, et see ongi nagu super õige, et me peamegi nendest asjadest lähtuma ja alustama ja need on justkui nagu, ma ei tea, mingid pillarid või vundament, on ju, mis peab niikuinii olema hügieen põhimõtteliselt, on ju. Et aga ma arvan, et võib-olla see on nagu ultreeriv näide, aga meil peab olema ka mingisugune nagu üksikisiku tasand selle juures ka, et nagu labasemalt, lihtsamalt öeldes, Ida-Viru peab olema seksikas ka lihtsalt inimesele, kes tahab siia tulla. Et ta peab olema natuke intrigeeriv, huvitav ja kindlasti tekitab inimestes selle tunde, et ma saan siit midagi, mis mujal ei ole, on ju. Ma arvan, mis täna on natukene minu hinnagu Ida-Virumaa eelis, et see on midagi sellist, mis meil mujal Eestis ei ole. Ja selles võib-olla see osa, et kui me räägime geograafiast, eks ole, et siis võib-olla, mis siin Kade alguses rääkis, siis et eestlased tulevad niikuinii, siis mina arvan, et tegelikult see on hästi oluline punkt, kus võiks veel seda vinti peale keerata, et kui eestlased hakkavad armastama Ida-Virumaad, siis hakkavad kõik teised ka. Need samad eestlased on meie kõige kõvemad müügimehed, meie kõige parem argument selleks, et iga sekretär tahaks siia tulla, kes seda ettevõtte üritust planeerib, iga inimene, kes sinna on kutsutud, tahaks tulla juba Ida-Virumaa pärast siia. Ehk et minu arvates see üksikisuse tasand peab seal alati olema juures, ei tohi ära unustada. Eks siseturismis mingil määral on natuke ka sellist patriotismi sees, et sa võib-olla validki mingis mõttes ka mõne sihtkoha selle põhjal, et sa tunned, et sinna on vaja minna appi turistina nagu natukene kulutama ja tegema ka, et ma ise väidan küll, et ma aeg-ajalt teengi nagu selliseid valikuid selle järgi ka, mitte et ma nüüd nagu teie peale niimoodi päris mõtleksin kohe, on ju, aga ma tunnistan, et laiemas skaalas see käib nii. Helenil oli jälle käsi püsti, silm säras ja siis annan Halverile tagasi. Ma tahtsin korra ainult peegeldada seda mõtet, et see on ülioluline, et kohalik kogukond ja see töö just selle kohaliku kogukonna inimesega koha peal on ülioluline. Miks me tunneme, et meie festival on eriline, on see, et suure osa programmist teebki tegelikult meie kohalik tiim. Ja see on see, mis selle unikaalsuse loob ühest küljest, näitab selle koha identiteedi ja tekitab ka selle tunde, et kui see külaline tuleb väljaspoolt, ta tunneb ennast teretulnuna, mitte lihtsalt ametlikus piletilauas, vaid ka selle kohaliku kogukonna pealt. Kõige erilisemad hetked me festivalis on vahel niimoodi öösel kuskil Rooroo terrassil, kus sa saad lihtsalt sumiseda kohalike noortega ja sa saad nendest individuaalsetest vestlutest väga palju aru. Kui on mingi sündmus, mida kohalik kogukond vastu ei võta, siis selle elemendi kaotad sealt ära. Et see on selles mõttes ülioluline teha nende kõikide tasanditega tööd, et vahel on nii, et see kohalik piirkond justkui nagu väga ei võta omaks. Et ma arvan, see on suur pluss, kui see kohalik inimene nii-öelda on ka sinu, räägib sust positiivselt, soovitab oma sõbrale ja nii-öelda vanaema ja lapselaps tulevad ka kuhugi üritusele. Kohalikest rääkides, ma ütlen kommentaari siia vahele, nagu Alvar saab oma juttu rääkida, et meile bussis räägiti ka, et nagu see keeleprobleem enam ei olegi nii väga nagu probleem, et mida nooremate suunas sa nagu liigud, mööda seda vanuseskaalat, seda suurema tõenäosusega sa saad eesti keelega nagu hakkama, nii et ka see barjäär ilmselt järjest nagu alaneb. Aga Alvar, mis oli sul hinge peal? Ja keelebarjääri koha pealt ka, et ma ise ka ei ole seda kunagi ette jäänud, et see ma arvan mingi müüt äkki juba ka võib-olla, et see saab siin ilusti hakkama, noored ilusti tahavad purssida ja mõistavad, et aga tegelikult mul oli sama mõte, et tegelikult peaks alustama ka ikkagi kohalikust, keda siis käekõrval siia kanti meelitada. Ütlen ausalt, olen siin teinud, ega ennem seda meie hotelliprojekti ei olnud ka väga palju siin käinud ja kuidagi ei tulnud meelde, et siia kanti võiks tulla ja kui ma täna räägin oma tuttavatega, et sihuke asi on, siis esimene reaktsioon on erandlikult kõigil on, et aga mis siin teha, et siin ei ole nagu, et miks siia tulla. Et siin näiteks võib tuua siis siukse paralleeli, kus ma ei tea, kui Telliskivi alustas oma üritustega ja tegi selle uhke F-hoone restorani sinna valmis ja oli siuke nagu pommiauk, et kes sinna hakkab käima, aga oligi käe kõrval tassiti aastaid on ju sinna kõiki, tollal vist sotsiaalmeedia sudijaid ei olnud väga, aga kõik ajakirjanikke ja Soomest toodi gruppidega ajakirjanikke ja täna Kadri ilusti kõik nagu sellega toimetavad ka, et see mingi hetk nagu kui see jõuaks kuidagi ka kohalikule, et lähme vaatame sinna, et seal on midagi põnevat toimub, et tekiks niisugune hea alternatiiv. Täna piltlikult Eesti tõmbad nagu pooleks, siis ida on niisugune nagu kuidagi jääb alati nagu tuhmiks ja lääne pool on siis niisugune, kus
kus nagu kõik tahaks kogu aeg käia, on ju, et aga ma arvan, mul on iga kord, kui ma siia tulen, siis ma ikkagi väga positiivselt alati nagu ise ka üllatan, et hästi kerge on siin üllatada. Nii et aga mul on sisimas sama tunne, et see on niisugune heas mõttes plahvatuseelne aeg, et Valvar, kui sa selle ehitad, siis nad see tulevad. see käib juba. Juba säriseb ja see süütenöör juba põleb. Absoluutselt. Kui rahvas arvab, et ma olen nende küsimusi ignoreerinud, siis ma tegelikult A, vaatan, B, teen enda jaoks üldistavaid mõtteid ja tegelikult paar küsimust, mida ma olen siin küsinud, on ka juba natuke nagu teie sellest küsimistest inspireeritud. Üks tähelepanek, teil on hästi palju nagu konkreetsele inimesele konkreetseid küsimusi. Sõbrad, matchmakingu point on nagu see, et nüüd, kui see paus läbi saab, siis kohvipausile enne kui, ütleme, pesete käed ära ja siis enne kui lähete saia ja kohvitassi järgi, siis võtategi selle konkreetse inimese ja kolmandik küsimusest on muidugi Heleline, mis meid muidugi ei üllata, aga siis ole valmis selleks, et sul keerutatakse nööbid täna eest ära, et ühesõnaga, et ma muidu üks-ühele küsimusi siin ei tahaks küsida, et ma pigem kutsun teid üles neid samu küsimusi küsimagi pausi ajal konkreetse inimese käest, et pange see match nii-öelda käima. Aga ülistades jällegi, et üks asi, mis ma seal nägin, mida tegelikult võikski küsida kõige keskel istuva nii-öelda kõige kohalikuma noor isanda käest, et sina oled nüüd see kohalik kogukond, see on mingis mõttes see järgmine põlvkond on ju, kes siin on nüüd nagu siis kõike seda minevikku kuidagi kuskil taustal nagu näinud, aga samas mõtleb kogu aeg nagu tuleviku peale, et kas sa näed nagu siin mingit ka sellist, kui sa mõtled vastuvõtvu kogukonna või võõrustava kogukonna ja siin külas käiva kogukonna peale, et kas sa näed ka nagu mingisugust sellist põlvkondade või kultuuriruumide mingisugust teemat veel üleval, et on nagu mingisugused arusaamatused või kuidagi ei saada samale laine pikkusele, et näed sa selles küsimuses üldse mingit probleemi veel või see on nagu pigem meie peades kuskil seal selline rikutus? Ei, no ikkagi mõned väiksed küsimused võib-olla puuduvad momentid selles, et aga sa ei pane tähele, nagu ma ei tea, ütleme nii, aga näiteks kui vastata eelmisele küsimusele, et kes võiks tulla geograafiliselt, siis mul oli selline mõte, et kohalikul omavalitsustel on olemas linnad partnerid ja siis on selline asi nagu City Pass. Ja minu meelest Ida-Virumaal võiks olla oma Ida-Viru pass, mis võiks anda igasugused soodustused muuseumis, restoranides, ma ei tea, kontserdides, et ja jagada neid näiteks linnapartneriga Soomest, Rootsist, Leedust, Lätist näiteks. Okei. Viimane ring on selline, kus keegi teist tahab äkki küsida või kommenteerida oma kaaspanelisti mingisugust mõtet või seisukohta või tõesti nagu küsida midagi üle, et kas keegi tunneb sellist kipitab, aga samas see on jällegi asi, mida saab pärast pausi ajal ajada, et ma praegu räägin iseendale nagu vastu, aga mõtlesin, et äkki siit sünnib mingi mõte. Mul on lihtsalt mikrofon minu käes, et ma saan rääkida. Et lihtsalt nagu mõned kommentaarid, et tegelikult, et mida Ida-Virumaal teha, siis kui teha iga Eesti maakonna kohta mingi kontroll-leht või checklist, mida teha saab, ma arvan, Ida-Virumaa nagu kindlasti võidab. Nagu siin ei ole mitte mingit kahtlust. Selles mõttes, et aga küsimus on see, et see on vaja välja tuua lihtsalt või nii-öelda siis kõigini viia. Mis puudutab seda City Pass, ma arvan, see on ülihea mõte ja mul selles mõttes üks asi tahtsin ka ise sama öelda. Näiteks meil Põhjalas me tegime esimestel aastal isegi oma Põhjala raha, emiteerisime. Ja selle raha mõte oli siis see, et senimaani, kui sa tarbid omavahel samas kvartalis olevaid teenuseid, sa saad kogud punkte, saad nagu raha, mida sa saad kasutada omas kvartalis. Ehk et see on seesama, et kui teil on mingi kogukond siin, näiteks ma ei tea, turismiklaster, et senimaani, kui mina näiteks tulen Tallinnast, kogun siin, ma ei tea, olen 10 kohas ööbinud või midagi teinud või Alutagusel olnud või siin tennist mänginud Erki juures ja nii edasi, et siis ma saan punktid ja näiteks ma saan siin samas hotellis -20% ööbida. Ehk et ma tulen uuesti tagasi ja hakkan uuesti punkte koguma. Ehk et näiteks mingi selline asi. Ja võib-olla selline, ma ei tea, kas torge, aga ütleme mõte, et Kadri ütles ennem, et kui toetused tulid, hakkas Excel tööle. Et siis tegelikult on see, et mõnes mõttes on nagu toetused on nagu saatanast, et Excel peab alati töötama, sellepärast et toetused kaovad ära ühel hetkel. Meil Põhjalas ei ole mitte ühtegi toetust, Excel peab töötama. Isegi kui me arendame seal kogukonda, teeme asju tasuta, jagame inimestele tasuta pinda, kureerime need tasuta ja nii edasi, Excel peab töötama. Et ma arvan, et seda ei tohi mitte kunagi ära unustada. Põhjalas.
Põhjalas. Marati tänav. Ainult Põhjalas. Tallinn. Aga mis selle Tallinnaga on? Aga mis selle Tallinnaga on? Teil on vist pärast midagi pausi ajal arutada mulle. Põhjala asub Tallinna kesklinnast 6 kilomeetrit eemal, täiesti perifeerias, seal ei käi mitte kedagi, inimesed kardavad Koplit. Mina käin. Ma elan seal. Meil on väga palju vaja tööd teha, et inimesed tuleks Koplisse. Aga Excel peab töötama ükskõik, kus sa oled. See, et me mõtleme toetustest, see on nagu boost'i, stardiks on hea, aga see ei ole jätkusuutlik. Et seda ei tohi ära unustada. Alvaril on ka Excel välja võtta taskust. Täna inimene, kui broneerib omal hotelli või kontserdipiletit, ta tahab selle teha 3 klikiga ära, et väga. Ja tuli lihtsalt mõte sul selle kohtadega, mis nagu kaardistada, et äkki on nagu ka mõte teha nagu Islandi stiilis selline nagu valmis ringreis siin piirkonnas, et kui turist tuleb 1 päevaks, et siis kuule, et mine tee see kuldne ring ära, et siis saad seal, käi need kohad läbi, et võib-olla on niisugune 1-2-päevane tuur, nagu niisugune valmis pakett, et kui sa tuled siia piirkonda, keegi on sulle selle juba valmis teinud, siis on jube lihtne seda nagu kuidagi, et sa ei pea hakkama ise seal ükshaaval kaardi pealt otsima mingeid vaatamisväärsusi ja omale marsruuti tegema, aga mingi niisugune teema võib-olla täitsa nagu variant, Okei. Kadri? Kas ma ühe mõtte tohin veel lisada siin ka tegelikult viidates siin sellele linnakaardi mõttele, et ka sellise katusorganisatsiooni rollis olles ja ettevõtjate muredest ja rõõmudest kuuldes, et siin ka täna on omavalitsuse esindajaid olemas, et üks koht, kus kindlasti saaks sellise eduka sihtkoha toimimisse panustada, on ka nii-öelda see omavalitsuse vaade, et kes iganes selles rollis on, et teha ettevõtjate jaoks võimalikult lihtsaks nende töö, kui iganes on vaja, ma ei tea, planeeringute kinnitamistega toimetada, mingite lubade, ürituskorralduslubade, mis iganes selliste asjadega, ka mõne sündmuse toetamisega, et anda see tõuge, et ta tuleks just nimelt siia Ida-Virumaale, et siis kindlasti panna õlg alla ja kuulata oma ettevõtjaid ja teha selles plaanis koostööd, et mõnikord väiksest asjast võib tulla nagu väga suur efekt. Helen tahab öelda last famous words. Üks asi, mida ma tahtsin, et võib-olla kõlaks veel, on Excel peab töötama, on tõsi, aga siin on palju prioriteete, miks Ida-Viru eriti praegu on ka oluline, et võib-olla kaitsestrateegiast me ei ole rääkinud, aga tegelikult see, et Ida-Virul on tugev ettevõtlusstruktuur ja kohalik kogukond on osa ka Eesti riigi kaitsestrateegiast. Ja see on see koht, kus ma loodan, et riigil ei ka huvi ka siia investeerida ja tihti on see küsimus mitte, et peaks toetusi kogu aeg taotlema, vaid et küsimus on tihti ka see, et kes võtab riski. Sest paratamatult, kui ma võrdlen kontserdikorraldust Tallinnas või Narvas, siis riskid on siin suuremad, aga vahel võib-olla me peaksime koopereeruma ka kultuuri, avalikus sektoris ja turismisektoris, et mõtlema, teeme mingeid ühisalgatusi, paneme stiilis ressursid kokku ja võtame koos riski ja mõtleme sellise ühise äriplaani peale, et sellised, kui mõelda ägedaid hulle ideid, et sellised uued ettevõtted, mis erinevaid distsipliine ja kompetentse kaasavad, võiks olla täiesti, sest motivatsioonid on meil samad, aga võib-olla meie võimekus võtta riski mingil hetkel ei ole see sama, et investorpäeva loogikast, et luua selliseid mitmetahulisi meeskondi. Kõlab hästi. Matchmaking missugune ju tegelikult. Küsin ennem enda poolt selle osa lõpetamist Kadri ja Hanna käest, kas me siin selle kohal pidime küsima seda kontaktide hankimise aktiivsust pidime küsima, jah? Okei, siis ma kutsun teid üles, et kui nüüd see paus, järgneb kohvipaus, siis see on omamoodi matchmakingu Eesti meistrivõistlused lahtised, mis tähendab, et me pärast tahame teada, kui paljudele inimestele te andsite oma kontakti selle pausi ajal edasi ja siis ka selle võitja saab Kadril pika pai. On vist nii. Aga ma võtaks siis kokku ja siis antakse kohe auhinnad kätte, et tegelikult kõik on nõus sellega, et kuna see eripärasus on nii tõesti olemas, siis selle peale rõhumine on ainuõige tee. Seda tuleb teha tegelikult ühtepidi hullul moel ehk reaalselt hullul moel, aga teistpidi alati Excelisse vaadates hästi läbi kureeritud, läbi töötatud partnerlusega. Ja tegelikult tõesti te olete juba nagu õigel teel, nagu ma sain selle tunnetuse kätte, et lihtsalt praegu ongi nagu vaja seda
kestvat plahvatust, mis on hakanud juba toimuma, lihtsalt nagu jätkata ja sealt hakkab tagasi tulema, et rock n roll läheb edasi.